No tšau, täna on 8. juuni, kolmapäev ning 5. juunil pühapäeval sai meil kuu aega siin Raagal. Ja ma mõtlesin, et teeks siis vahekokkuvõtte, et mis me oleme teinud ja mis plaanid meil on renoveerimisega tulevikuks, sest selle kuu aja jooksul oleme siin harjunud, saanud mõelda, ringi vaadata ning oli meil algselt igasugu plaane ja on meil vahepeal olnud muid plaane. Ehk siis asjad on muutunud, oleme saanud natukene korrigeerida siin oma ideid. Ja praegu osad asjad on üsna kindlaks saanud ja saamegi siis need üle vaadata. Olli! Mida sa teed? Olli, tule siin. Vaadake seda lihtsalt. Väike vennad. Ma ütlen kohe ära, ma ei hakanud teie jaoks isegi koristama. Seega näete ära, kuidas see vähe ruumi, palju asju sisse kolimine siin tegelikult on, et meil ei ole paljudel asjadel omi kohti ja siis nad kuidagi vedelevad vahel igal pool laiali. Seega jah. Alustakski tegelikult sellest, et nagu ma ütlesin, vähe ruumi, palju asju. Suurim projekt, mis meil siin hiljuti viimasel nädalal oli kõikide asjade äratoomine eelmisest kodust. Tere hommikust! Täna on 2. juuni neljapäev ja me oleme Leenu ja koertega vahekulmus juba teist päeva, sest me pakime siin oma asju kokku. Kuu aega tagasi me kolisime Raagale siis ainult väikse koguse oma asjadega, hädavajalike asjadega, millega siis lihtsalt olla seal seni, kuni me viitsime siin pakkida. Ja nüüd on see pakkimine käes ja see on raske töö, sest asju on nii palju. Ja no tegelikult oleks lihtsam, kui me lihtsalt pakiks, aga me oleme emaga mõlemad siin ja paneme kokku ka põhimõtteliselt kogu korteri treni, sest siia tuleb esimest korda üle peaaegu 30 aasta üürnik. Et siin on alati elanud meie pere. Aga nüüd peab siis kõik aastate jooksul kogunenud asjad viisakalt eest ära panema. Ja see on suur töö. Igatahes eile jõudsime kell 7 hommikul siia. Kell 10 läksin magama. Ja täna ärkasime enne 7 Leenuga ja käisin duši all ja sõime ja vaikselt hakkame siis kuskilt otsast jälle pihta. Kui imelik on siin olla. Kõik on nii tuttav, aga samas me kraamisime seal nii kaua ja ikka pidi Asso veel korra käruga minema uuesti uue hunniku järgi. Ja meil ei mahu need asjad tuppa, mitte kuskile. Meil ei ole kapipindu. Meil enda magamistoas on väga väike kapp. Sinna ei mahu meie nii-öelda nädalaks toodud riidedki asjad ära. Seega meil on aidas üks suur hunnik, prügikotte ja kaste, sest meil ei ole ju ainult riideid, meil on koerte asjad, Leenu asjad, mingid raamatud, igasuguseid elutoa, köögi, vidinaid, mitu kasti. Ja kuidas siis neid lõpuks tuppa mahutada? Esimene plaan on järgmine. Siin on meil siis tulevane Leenu tuba, mis on meie praegune külaliste tuba, kui nii võib öelda, sest et siin keegi ei ela, see lihtsalt on. Seega kõige praktilisem variant oleks ju see teha esimesena, et me saaksime siia asju panna. Aga praegu tundub kuidagi
imeliksi asju panna, mõttetu, et toome kõik hunnikud siia ja siis selleks, et siin hakata värvima ja tapeeti vahetama, tassime jälle välja, siis tassime jälle tagasi, et igatahes, mis me siin niikuinii tahame teha, on, me tahame põranda valgeks värvida. Seega see on siis missioon number 1. Teine, tapeet välja vahetada. Siia tuleb siis selline sinakas tapeet Moonavoorist ja tegelikult on plaan see ka äkki ära värvida, see laudis, aga seda me alles vaatame, see ei ole üldse nii prioriteetne, kui on põranda värvimine, sest et kui põrand ei ole värvitud, siis ei ole mõtet siia tuua uut kappi. Selle kapi asemele ma sain Marketplace'ist ühe armsa kapi, mis on hetkel valge. Aga minu plaan on ta värvida heleroosaks ja seda me ei saa ju ka seda kappi enne kokku panna, kui ma olen ta värvinud roosaks. Ja siis me saame ta tuua tuppa, kokku panna ja me saame oma asju siin hakata hoiustama. Siin on üks laud, mis teeb niimoodi. Oh. Jah, see voodi läheb siit, need kapid lähevad siit, jääb siis siuke mõnus, tühi tuba suure kapiga ja eks saame siin asju hoiustada ja sellest saab siis esialgu ka Leenule nii-öelda mängutuba. Mu õde sai tegelikult ühe hele sinise voodi ka uuskasutuskeskusest 20 euroga. Leenu praegu küll ei maga, üksi magab meiega koos, aga voodi võib ikka siia panna, et küll see aeg varsti tuleb. Meie magamistuba on ikka väga sassis. Näete isegi siin mingid mähkmed kuivavad. Ma ei hakka teile seda magamistuba näitamagi, siin on kõik laiali, sest siin toas tegelikult ka mingeid muudatusi ei tule lähiajal, sest see ei ole üldse prioriteetne tuba. Siia on vaja siis ainult suur kapp leida. Siin on siis, meie riiduni. Siin on siis selline kapp. Siin asemel võiks ju olla selline kapp, mis tuleks sealt seinast siia aknani välja. Ja sinna mahuks kõvasti rohkem riided ja kõik need hunnikud siit saaks kappi. Aga okei, ma pean siit neid riideid natuke eest ära lükkama. Sest ma tahan teile näidata meie tulevast vannituba. Siin on siis tillukene vannitoa alge ning kuna ta on liiga väike, siis me ei ole siin veel midagi teinud, sest esimese asjana me laiendame teda pikalt sinna poole, kus on praegu siis see muldpõrandaga rehealune. Sinna me laiendame siis edasi ja siis saame hakata vannituba ehitama. Päriselt. Vannitoaplaadid on meil juba tellitud. Nendega läheb mõni nädal, aga ega meil nii kiire ei ole. Otsime hetkel ehitajat ja loodame parimat. Vannitoa plaan on selline, et tulevad plaadid ja seinad tahame siis lubikrahviga teha. Võt. Ja Aidas on see vannitoa kapp juba ootel, mille ma valisin ammammu välja. Selle kapiga on vaja palju toimetada, ta ära lõhkuda, see ülemine osa ära võtta, siis äkki värvida, vaatame, kas tahame ta jätta originaaliks ja siis panna sinna peale see valamu. Võt. Elu toas ja köögis on meie jaoks üks esimesi projekte tulemas põranda värvimine. Hetkel on ta selline külm hall, mis ei ole meie jaoks üldse kodune. Seega me värvime ta valgeks. Jah, valge ei ole küll maailma kõige praktilisem põrandavärv, aga
eks me proovime. Me tahame hetkel valget ja valge saab ta siis olema. Aga nagu te näete, meil on siin diivanid, mis olid tegelikult kodutuuris ka, aga need on täitsa meie enda ostetud, neid ei olnud siin enne. Nemad on saadud e-antiigist, vist oli 80-ndatel Rootsi ja need tulid kuskilt Leedu laost, me ei saanud enne nendel istuda. Aga ütleme nii, et me oleme väga rahul. See materjal on nii praktiline, see diivan on nii mugav ja ega suurem siia ei mahuks, aga me täpselt mahume kõik siia lebotama. Tugitool ka, nii mõnus. Siis on meil siin ju see telekakapp, mis mahub siia nii täpselt. Ma ei suuda ikka veel uskuda, et me siia sellise saime, mis lihtsalt istub niimoodi sinna vahele. Selle telekakapi saime me Old Euroopast, sealt samast, kust me saime selle vannitoa valamu kapi. Põranda vaip elutoas on meil mega praktiline biolagunev viskoos, hästi õhuke, valitud siis koerte ja laste ja kogu meie sirkuse peale mõeldes, et kirju, täpselt sellist õiget värvi, et juba on siia kukkunud mingisugust ploomipüreed, aga kas sa leiad plekid? Ei leia. Ja väga pehme ja mõnus ja ilus ja ma olen väga rahul. Hästi soodne oli ka, mingi 180 midagi eurot äkki. Aga lisaks koos selle leenutoa tapeedi vahetusega ja põranda värvimisega tuleb meil ka siia uus tapeet. Ning selle laudise värvime me ka ära roheliseks. Hetkel on ta ka kergelt rohekas, videos ilmselt ei ole näha. Tundub hall. Ta ongi peaaegu hall pigem. Aga jah, tuleb siia kirju tapeet, roheline laudis. Ja see sama roheline tuleb meil ka põrandale. Põrandale me küll valget põrandat ei saa teha, sest siin põrandal käime me küll väga mustade jalgadega ja käppadega. Ja siin lihtsalt ei jõua ära pesta seda põrandat. Verandal on aga veel üks prioriteetne projekt, see on lagi. Siia tuleb lihtsalt valge laudis. Ja siis need talad jäävad siin välja ja värvime vist valgeks. Ma leidsin ühest vanavarapoest ka siia ühe huvitava lambi, aga eks näis, kas see siia sobib. Siin ootab meil oma aega kapike, mis on siis nii-öelda komplektis selle telekakapiga. Mulle tegelikult komplektid ei meeldi. Seega me mõtleme, et kumba me värvime, mis me nendega täpselt teeme. Ma ei tahaks, et nad oleks sellised igavad valged ühesugused, vaid vaatame, kes teab äkki mingi, ma ei tea, kerts, kollane või midagi sellist totrat, et oleks huvitavam vaadata. Aga see kapp jah, lihtsalt ootab hetkel siin verandal, sest me ei hakka teda enne tuppa tassi paika panema, asju täis panema, kui me oleme saanud põranda ära värvida, et siis saab ta panna siia. Oleme tegelenud ka köögi planeerimisega, aga ainult nii palju, et leidsime ühe tegija, kes oktoobri lõpus vist saab meile köögi teha. Ja siis räägime täpsemalt sellest köögist. Aiast nii palju, et hetkel oleme kuu aega saanud ilusti aiata hakkama. Ei tunne, et ilvesed ja karud meile tuppa ronivad, millest ma nii palju õudusunenägusid olen näinud. Aga tegelikult see 3D paneel on meil juba ootel ning esmaspäeval hakkame seda siis paigaldama. Aga siia maja ette nii-öelda ilusamale poolele tuleb meil roigasaed, mida tulevad spetsialistid paigaldama alles augustis. Seega hullult kiire ei ole selle võrkajaga ka, et
lihtsalt teeme ta nüüd ära, et miks mitte. no vot, sellised on meil siis plaanid praegu. muidugi on väga palju ideid ja soove veel, aga küll me nendest jõuame rääkida, kui nad üldse lähevad käiku, eks näis. meil ei ole kuskile otseselt kiire, välja arvatud siis vannitoaga, aga sellega me juba tegeleme. Loodan, et järgmine kord saab siis ette näidata juba mingeid enne-pärast hetki, mida me oleme nii kaua oodanud, et oleks selline päriselt mingi tehtud midagi, vau, midagi uut. Aga jah, kuu aega sai meil siin siis täis. Hästi mõnus on olnud, isegi kui on vihmane, nagu täna. Mul on nii mõnus. Mul on nii mõnus, ma ei oska mitte kuidagi moodi seda kokku võtta. Mulle meeldib siin oma pesas peidus olla, mul ei ole isegi autojuhi lube, ma ei saa siit minema, mul on jumala ükskõik. Ma tahangi siin olla, kuhu mul on vaja minna. Aiatööd on ka mõnusad. Eile muidugi oli selline liiga palav lausa päikse käes, et üritasin seal peenardes kükitada, aga pea hakkab ringi käima lihtsalt nii palav on. Ma eriti ei kannata seda troopikat. Aga näeme siis järgmine kord. Tšau!